Augustist on saanud september ja Arvamusfestivalist tavaline argipäev, mistõttu ongi viimane aeg kokku võtta see, mille Rohetiiger Arvamusfestivalil 2 päeva ja rohkem kui 6-tunniste väitluste jooksul maailmale pärandas. Ja selleks, et aru saada, mida räägiti, kuhu jõuti ja mis kõigest sellest nüüd kokkuvõttes Rohetiiger endaga kaasa võtab, me kutsusime siia kõikide olulisemate paneelide moderaatorid ja räägime ka sellest, mis Rohetiiger nende paneelide pealt kokkuvõttes edasi kavatseb teha. Alustame, aeg on meie vaenlane, mistõttu teeme kiiresti. Alustame kõige esimesest paneelist. Glen Jäärats, Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor. Mis oli selle paneeli sisu ja millest rääkisite? No meil oli ettevõtjate paneel, peamiselt või vähemalt ettevõtluse ja ettevõtlikkusega seotud inimeste paneel, nii et me nagu väga ei vaielnud selle üle, kas kliimamuutused juhtuvad või ei juhtu ja ma arvan, et see võib-olla märksõnana alguses ongi hea öelda, et justkui nagu krõks on ära käinud, hoolimata sellest, kas riik midagi teeb või ei tee, et justkui vähemalt rahvusvaheliste ettevõtete, pankade ja nii-öelda ka edumeelsemate ettevõtete juures on see krõks juba ära käinud, et siit ei ole enam nagu taganemisteed, et võib-olla natukene selline mahajääjate või siuke nagu järgivedamise küsimus on ka, aga see oli justkui nagu põhipoint, et tegelikult on krõks ära käinud. Krõks ära käinud, see on arusaadav, aga palju oli juttu ka sellest, et see krõks on nagu erinevates kohtades erinevalt ära käinud. Öeldi seda üldistavalt, et Euroopa Liit on justkui nagu üldiselt tubli võrreldes muu maailmaga, hiinlased, ameeriklased sörgivad meil järel, aga ka Euroopa Liidu sees on see kiirus erinev. No eks see kuulus lause on ikka see, et tulevik on juba kohal, see ei ole lihtsalt võrdselt jagunenud, ei no väliskaubanduse pool on ikkagi, ma arvan, see, mis seisab ukse taga ja ma usun, et ettevõtted, kes on analüüsinud enda jaoks juba ütleme siis nende ettepanekute mõju ja see ei ole ainult kliimaettepanekud, et see puudutab ka ringmajandus ehk jäätmeid väga palju ja elurikkus samamoodi, et see ei ole ainult, olgu rõhutatud, et see ei ole ainult kliima, et selles mõttes see praegune ettepanek, millest me peamiselt räägime, on ainult nagu CO2 emissioonide vähendamisega seotud, nii et siit tuleb veel palju rohkem ettepanekuid kui ainult see. Aga selge, et osa sellest arutelust on ka innovatsioon, konkurentsivõime ettevõtetele ja loomulikult siis ka võrdse konkurentsi tingimused, et kui sul ikkagi nagu naaber ei täida samu reegleid ja samu kohustusi ei ole võtnud, siis on ilmselge nagu konkurentsi eelis vähemalt lühiperspektiivis, et võib-olla kui tuleviku vaates on igasugune tehnoloogia, sealhulgas rohetehnoloogia suunatud efektiivsusele ja sealt on kindlasti märgatav võit juba ainuüksi selle, et sa oled efektiivsem kui konkurent on, siis lühikeses perspektiivis on ta ikkagi investeerimiskulu ja see tekitab kindlasti nagu nii-öelda sisendite mõttes nagu tasakaalustamatusi, nii et siin ma arvan, et tuleb eristada seda nii-öelda üleminekuperioodi, mida ma ütleks, et on nagu 2030 ja peale seda võiks ju näha tehnoloogia nagu tugevat odavnemist ja tegelikult seda edu, mis sealt tagantpoolt tulemas on, mitte ainult neid siis uusi kohustusi ja uusi makse ja uusi investeerimisvajadusi. Sinu paneelis osalesid Andre Küüsvek, Põhjamaade Investeerimispanga president, Maive Rutte, Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse ja ettevõtluse peadirektoraadi peadirektori asetäitja, Andres Sutt, ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister ja Kai Realo, kes tol hetkel veel oli Circle K nimekirjas, aga tänasest juba on Ragnar Selsi juht. Kui palju sa kuulsid selle väga prestiižse seltskonna poolt midagi täiesti uut? Kas nüüd päris uut, et eks igaühe perspektiivis on nagu huvitav kuulata, mis on nende nagu enda selline vaade või näiteks Andre Küüsvek rääkis nagu väga selgelt, et mida nemad Põhjala investeerimispangas, eks ole, teevad ja minu meelest tal oli nagu huvitav tähelepanek, et isegi kapitaliturgudel tekib konkurentsiprobleem näiteks, et kui börssidel ei ole nagu roheline hinnastatud, aga samal ajal pankades on, et kui sa nagu raha võtma lähed, et siis sa võib-olla eelistad teisi allikaid. Et siin on kindlasti palju paika jooksmist alles, et ei maksa nüüd arvata, et nagu esimesel päeval kõik on korras ja kohe hakkab juhtuma, et natukene sellist nagu segadust ja asja on, aga ma usun, et kõigil tasub vaadata täna energeetikasektori ettevõtete poole, et nagu sektoritel, mis ei ole veel hakanud kiiresti nagu muutuma ja kus ei ole need kohustused sellised olnud, et me oleme näinud, et emissioonikaubanduse süsteemis muutused on väga kiired, sest süsinikul on hind, teisel pool, kus on, eks ole, selline teeme arengukavadega midagi ja et seal tegelikult see muutus on palju aeglasem, aga nendel sektoritel, kuhu nüüd minnakse,
tasub vaadata sinna poole, mis on muutunud, et me näeme ju VKG, Eesti Energia, suured ettevõtted tegelikult kohanemine on üsna nagu raske ja valus, et midagi sarnast, kui sa ei tee, hakkab juhtuma, eks ole, sinu valdkonnas samamoodi, pluss, et tuleb, eks ole, selline tarbija kindlasti vastu, et meil on selline võib-olla väike erisus oli seal ka arvamustes selles osas just, et kas seda muutust tuleks teha nagu tööstuse poole peal ja anda tööstusele kohustusi juurde ja tööstuse kaudu loomulikult jõuab ta läbi hinnaga tarbijani või siis tegelikult hakata tarbijat harima selles osas, et tuleks käituda teistmoodi, aga et selles mõttes, et niisuguse tarbijamustrite muutumine, ma arvan, oli kõigile niisugune nagu ühisosa, et mõlemal poolel, et igal juhul ettevõtja peab sellega arvestama, et tarbija muutub nõudlikumaks ja kohaneb niisama ka ja teisest küljest ka nagu tarbijal olla järjest teadlikum sellest, et mismoodi see ütleme, muutus siis tegelikult nagu iga inimese jaoks välja näeb. Kai Realo mulle tundus, et oligi kõige võib-olla sellisem realistlikum selles vestluses, et kui mitmed teised rääkisid natukene lindude keelt, nagu sa seal ise korduvalt rõhutasid, siis Kai oli selline nagu stopp. Ma arvan, et kõike otsustavad siiski nagu tarbijad, et kui te arvate, et inimene ei tule enam Circle K-sse bensiini ostma ja tahab kindlasti vahetada seda autot elektriauto vastu, siis ärme nüüd ela nagu helesinises unistuses, et bensiini ostetakse veel ikka väga pikalt, eks ju, et selline tõenäoline vahetus on elektri vastu ja vesinik on tuleviku unistus. Tõenäoline tulevik on see, et kellel on, eks ole, fossiilkütus kasutav auto, see ka tõenäoliselt maksab oma sõitmise eest tunduvalt rohkem kui see, kellel on puhas, et see ülemineku aeg on kindlasti raske, aga Kai Realo ütles ka nagu seda ja mis on minu meelest oluline, et ikkagi nagu selline jätkusuutlikkuse teekond tuleks kokku leppida, et sellest möödunud, ütleme, perioodist 2010 kuni 2020 ja see biokütuse lisandite küsimus oli nagu näitena üleval, et tarbija ei võtnud omaks ja ettevõtjad ka nagu üritasid sellest nagu paberitega mööda minna, et lõppkokkuvõttes kellegi jaoks on selline maha visatud nagu raha, et kui ei lepi nagu selgelt kokku, et mis see nagu teekond võiks nagu olla, et siis ei teki ka sellist nagu raiskavat investeerimist, et kui täna on, eks ole, gaas kõigile tundub selline nagu tore kütus, eks ole, keskkonnasõbralik, siis kas ta ikkagi on perspektiivikas, et võib-olla biometaan on, aga biometaan ei täida tõenäoliselt ütleme suurema turu vajadust, vaid jääb ikkagi mingisuguseks nišitooteks ja samal ajal maagaasi me tõenäoliselt maapõuest ikkagi nagu sellises koguses välja pumbata ei soovi. Nii et nagu selline nagu, kui Marti Hääl ütles, et tööriistakasti on vaja, siis Kai Realo lisas, et selline nagu teekond võiks olla nagu kokku lepitud, et kuhu suunas ja kuidas lähme, et siis tekib sellist raiskavat investeerimist nagu vähe, et me kogu aeg muudame meelt. Kui me muudame meelt, siis kõik need, kes tegelikult kohanema peavad, jäävad lootma selle peale, et äkki saab ikka kuidagi mööda, äkki saab mingi erandi, äkki saab mitte midagi teha. No vot, siit ongi hea edasi minna Mihkel Tamme juurde, kes on LHV jätkusuutlikkuse valdkonna üks eestvedajatest ja kes oli siis selle paneeli vedaja, kus räägiti uuest majandusmudelist ja just nimelt siis ka ettevõtlusest. Et mis olid need kõige olulisemad momendid, Mihkel, mis sulle sellest 1,5 tunni pikkusest paneelist silma kõrva jäid? Eks ühtepidi ikkagi nagu see pool, et miks me peame üleüldse vaatama neid uusi majandusmudeleid, et mis on selles vanas või praeguses halvasti. Ja mis on vanas ja praeguses halvasti on tegelikult see, et me tugineme väga palju ressurssidele, me kulutame, aga me võtame rohkem, kui me kokkuvõttes tagasi anname. Et sedama too päev, kui me olime siis 14. august Arvamusfestivalil, tolleks hetkeks olime me juba 1,6 võrra või 1,6 kordselt siis selle aasta ressursid ära kulutanud. Et me peamegi nagu sellele otsa vaatama ja meie vaatasime seal ikkagi tegelikult, me vaatasime selles mõttes, arutasime erinevaid majandusmudeleid, mis on. Me ei jõudnud kokkuvõttes vastuseni, et mis oleks see ainuõige, mida me peaksime kasutusele võtma. Aga ja võib-olla on see, et seda ainuõiget ei olegi, et seda niisugust valemit, et kui see valem oleks teada praegusel hetkel juba, et mis ainuõige on, siis ma küsiks, et miks me juba siis praegusel hetkel riigina sinnapoole ei liigu või Euroopa Liiduna. Aga kuna niisugust ühte õiget vastust ei ole, siis eeldatavasti see kokkuvõttes tulebki välja sellest, et mis on nende erinevate majandusmudelite selline, et me suudaksime võtta igalt poolt kõige parema ja sellest tekitada meile siis kõige sobivama majandusmudeli. Aga kas see probleem on siis selles,
tulles nüüd tagasi selle paneeli juurde, mida juhtis Glenn, kus Andrei Küüsmäk tõstis eriti nagu tähelepanuväärselt esile seda, et kui sa lähed nagu siit lääne poole, siis seal on ikkagi ettevõtted selline põhiline esimene paber laual ongi see nii-öelda vastutusdokument, eks, et kuidas meie panustame ja mida meie teeme. Aga siin Eesti muidu väga nagu eesrindlik ja tubli on kuidagi jäänud jalga lonkama. Me ei ole veel nagu ikka päriselt nagu jõudnud nagu selgusele, kas me tahame seda switchi teha ja kas see switch on nagu kasulik ja mõtleme pigem selle peale, et kui paljust me oma kasumist seetõttu ilma jääme. Ja selles mõttes, et on väga hea võrdlus tuua, et kui vaadata Euroopa poole, siis kõik raporteerimised hakkavad pihta sustainability reportiga, on ju, kui nii-öelda ESG reportiga. Meil sellist asja praegusel hetkel tõesti väga palju ei ole, et otse loomulikult meil juba on ettevõtteid, kes seda teevad, kes seda poolt jälgivad ja ühena nendest LHV. Aga teisalt on, kuidas ma siis siia juurde ütlen, et jah, et me oleme jäänud kinni sellesse, et me oleme olnud siin väiksed, pisikesed, Ida-Euroopa riik on ju justkui, mingid pidi on ju ja kokkuvõttes meil on olnud kogu aeg niisugune tunne, et meilt on midagi ära võetud ja me ei taha praegusel hetkel veel loobuda sellest vähesest, mis me oleme siin 30 aastaga endal kätte võidelnud on ja siis meil on niisugune tunne, et Euroopa poolt tead, et nüüd tuleks Euroopa poolt meile ütlema, mida me tegema peame. Ja aga me oleme nii palju nagu peanud vaeva nägema, et endal seda kasumit teenida. Et jah, et kas me kokkuvõttes jõuame sinna, et ettevõtted on valmis nagu mingisugusest oma kasumi määrast loobuma? Ma ei oska öelda, ma ei tea seda vastust, aga... Sinu paneelis osalesid Kaidi Ruusalepp, investeerimisplatvormi Funderbeam asutajajuht Helen Sulg, sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus, Arengu- ja koostöökoja osakonna juhataja, Maiko Matiisen, Barcelona Autonoomse ülikooli poliitökoloogia ja tasaarengu magister. Kas nemad oskasid siis sellise teadmiste ja kogemuste pealt öelda, et mida tuleb Eesti ettevõtlusega teha, et see switch toimuks võimalikult ruttu? Me saime arutada selle üle, jah, et ütleme, see tasaareng on võib-olla see, mis võiks jääda meile kõigile natukene rohkem kõrva. Ja ma ei hakka siin praeguse hetkel mõistet kokkudes lahti seletama, aga ma soovitaks kõigil natukene rohkem seda tasaarengu kohta lugeda. Et see, ma ei ütle, et ta võluvits on, seda on ka juba 30 aastat on sinna suunda liigutud, aga ta võiks olla üks viis, üks võimalusi küll. Tasaareng. Lindude keel lahtu selgitatuna on see? Ta tegelikult seob enda alla päris mitu, kui niimoodi võtta erinevat majandusmudelit, niimoodi nagu mina seda mõistsin, et nii öelda seda mingil määral seda rohepööret, mis võiks olla praegusel hetkel niisugune nagu vaheetapp, kuhu suunas liikuda, aga kokkuvõttes tasaarengu alla võiks käia kõik see, et see, mis me tarbime, et me tarbime seda kohalikult, mis on ka nii-öelda sinimajanduse poolt vaadates, on ju. Ja see, et oleks kokkuvõttes, ütleme, töötaja oleks osa ettevõttes, et ta oleks omanik, ettevõtte omanik ka samamoodi, et omanikud ei oleks ainult paar-kolm tükki, kes on nii-öelda ettevõtete üleselt, on ju, aga samas Kaidi oli ka minu paneelis seal rääkimas ja tema vaatab ikkagi nii-öelda uue aja ettevõtteid ja uue aja ettevõtted tegelikult aina rohkem ja rohkem liiguvad sinna suunda, et ettevõtte töötaja on päriselt ka omanik. Yoko Alender, sina Riigikogu liikme ja keskkonnakomisjoni esimehena juhtisid siis sellist nagu kõige praktilisemat paneeli, kus siis olid reaalsed tegijad, kes rääkisid oma kogemustest, mida nad siis on muutnud või muutmas. Sinu paneelis osalesid siis Kristjan Luha, agronoomi kommertsjuht, Urmo Aava, Rally Estonia direktor, Kaarel Ots, Nasdaq Tallinna börsijuht ja Kadri Kiisel, LHV Panga jaepanganduse juht. Oli seal siis selliseid lugusid, mille peale sa ütlesid, ohoo? Ja, no võib-olla kõige üllatavam tegelikult mulle endale oli ikkagi Rally Estonia näide. Ma olen isiklikult sellega seotud, milline neist? No ralli peale mõeldes sa võib-olla esimese asjana ei mõtle rohepöörde peale. Ja tegelikult Urmo ju alustas päris hästi, tuues ka välja ikkagi selle, et hea küll, et me võime ju minna seda teed, et keelame ära, eks. Aga kas me sellega jõuame nii-öelda sihile? Et mis on need alternatiivid, et muidugi samuti ütleme põllumajandus, me teame, eks ole, kui võtta ralli kui ühest küljest kui meelelahutus, teisest küljest kui transport, eks ole.
et transport kindlasti suure nii-öelda heitjana valdkonnana, kus on neid muutusi meeletult vaja, eks ole. Aga samas ralli puhul see meelelahutuse aspekt, et me läksime tegelikult ka üsna nagu eksistentsiaalseks ja võib-olla nagu emotsionaalseks, et see pööre peaks ikkagi, me peaks nagu suutma Eestis seda pööret läbi viia, et ikkagi ka meie noored tunnevad, et siin on äge, et siin on see säde olemas, et miks ma lähen sinna seda rallit vaatama, eks ole. Et see asi ei tohi nagu elust ära kaduda. Sa võid silmas seda, et kui WRC ralli sellisel kujul jätkub, kui koroona läbi saab, siis eeldatav on, et see rallifännide armee, kes Eestisse tuleb kokku, on 100 000. See 100 000 jätavad midagi Eestisse, mis kasvatavad Peipsiäärset sibulakasvatajaid, annab Tartumaale maksutulu, Eesti riigikassasse, mis iganes aktsiisi, käibemaksu. Ja siis on justkui okei, et me sõidame bensiiniga. Mitte, et siis on okei, vaid seal tuleb välja ka üks huvitav aspekt, et siin kõlas ka natukese läbi, et see kui suur risk ebavõrdsuse kasvule on tegelikult kogu rohepööre, eks ole. Et mina isiklikult, ma võin isegi peaaegu et paanikasse sattuda, kui ma sellele suures perspektiivis mõtlema hakkan, et mida see maailmas tegelikult tähendab, eks ole, milliseid kataklüsme see kliimakriis hakkab tekitama, kuidas sellega poliitikud peaksid toime tulema, aga nüüd võta ralli, eks ole. Urmo Aava jõuab inimesteni, kes ilmselt väga paljud neist muidu rohepöördest ei taha mitte muffigi kuulda, eks ole. Aga sealt kaudu, et näiteks tõstatada teemat, et kuidas te üldse tulete rallit vaatama, millega te tulete, kas te olete üksi autos või olete te viiekesi seal autos, eks ole. Et seal on juba vahe sees, eks ole, sellised lihtsad asjad, et lõpuks ikkagi me kõik oleme selles osalised, eks ole, et lõpuks see, milleni me ka võib-olla jõudsime, et see ikkagi see igaühe osa, et see ei oleks midagi, mis juhtub kuskil Euroopas või et mis siis, et mis meie siin teeme, aga mõtle, mis hiinlased teevad. Ei, iga tilk loeb, eks ole, selles meres. Sel aastal oli juba ju katsetel püsti Viljandi ettevõtte loodud katusepaneelidega spetsiaalne selline punkt, mis tootis Leigo katsel kauplustele ja toitlustajatele seal samas koha peal elektrit. Ja neid lahendusi kavatsetakse rallile toota veel ja veel, rääkimata Urmo Ristikheinast rääkis sul. No Ristikheinast rääkis meile mitte ainult Urmo, vaid rääkis ka Kristjan Luha e-agronoomist muidugi, aga vot siin ongi see, et tegelikult meie paneeli nimi oli ju, et kuidas jääda võitjaks, eks ole, et jälle kui tulla selle võib-olla see ebavõrdsus seal kuskil kumab ka, eks ole, läbi, et see oli hästi huvitav minu meelest see, mis sa ütlesid, et kõik omanikud, eks ole. Seda mõtet tahaks kohe jätkata, aga et kuidas just kaduski mulle mõte ära selle peale, Ristikheinast rääkisime, et ühesõnaga, ei mul e-agronoom ja laske edasi, mul tuli nii mitu mõtet korraga, et ma küsin uus küsimus. Ma korra küsin seda sinu käest, et sa ütlesid ka, et sul tekitab see sellised vastakaid tundeid ja sotsiaalne ebavõrdsus ja nii edasi, on ju. Aga ma pean tunnistama, et kui me siin Rohetiigri akadeemias küsitlesin erinevaid akadeemia osalisi, siis kuidagi seal oli ka selline, mõnel ettevõttel oli just iseenesest mõistetav selline, et me teeme ära, tähendas, ma nüüd selle ingliskeelse terminali arvustanud, Mihkel, mis selle off-settimine, et ostame Nigeeriasse puid ja anname tuld, on ju. Kas see on okei või? Ja, no see oli meil arutelu all küll, et kas see on see keskaegne, kuidas need olid need paberid, mida sai kiriku käest osta, eks ole? Indulgents, just. Aga kui sellest reaalselt tehakse asju, mis on kasulikud, siis loomulikult see on okei, aga ainult sellega muutust ei loo, eks ole, et kui sa samal ajal sööd enda kätt, eks ole, toitud oma käest, et sellest väga kauaks ei jätku, eks ole. Et see mõte, mis ma tahtsin öelda, et võitjad, eks ole, et kuidas ikkagi Eesti riik, ma olen väga nõus, et me alles saime hakata oma majandust üles ehitama, miks meil läks nii hästi, kindlasti üks asi, miks meil läks nii hästi, oli ikkagi digipööre, eks ole. Meil ei olnud traditsioone, me võtsime kõige parema, kõige uuema, kõik tulid kaasa, avalik sektor, inimesed, ettevõtted, eks ole.
ja tänu sellele me saime olla nagu esimesed mitmetes asjades, eks ole. Aga vaat rohepöördega sa ütlesid ka, eks ole, et me kipume jääma natuke nagu nüüd, natuke on nagu see hirm, et oot, et me just nagu siin toimetasime ühe suure muutusega, et nüüd paneme nagu jälle, eks ole, et kui palju meil on seda nagu seda nõtkust, eks ole, et nüüd uuesti olla julged, sest fakt on see, mis meie paneelist ju välja tuli, et ega siis siin ei ole valikut, võitjad ongi need, kes nende teemadega täna kaasa lähevad. Ja uusi lahendusi otsuseid teevad, ei mõtle selle peale, mis selgus ka Glenni paneelist, et ma ei mõtle selle peale, palju täna auto maksab, vaid ma mõtlen, kaua see auto tegelikult sõidab ja palju ta muudab selle teekonna minu jaoks tegelikult lõppkokkuvõttes odavamaks, eks ju. Ja mina ütleks muidugi üldse, et parem, eriti kui sa linnas elad, võib-olla saab ilma selleta, et seda autot omada, et ma arvan, see jooksis vist meil ka korra, kuigi ma julgenud ausalt öeldes moderaatorina autode teemasse väga sisse minna, ma tean, et see on nii, see võtab siis terve aja, aga ma arvan, et üks nii-öelda paradigma muutus, mis peab toimuma ilmselgelt, on omamisest kasutamisele minek, eks ole. Et võib-olla samamoodi siin jällegi vastupidi, et mitte töötamine, vaid firma, kui tööl käid, siis ongi sinu firma nii-öelda, et see on nagu võib-olla see teine siis, eks ole, et seda ebavõrdsust nagu tasakaalustada, ma mõtlen. Et see jäi mul nagu... Mihkel, sa tahtsid vahepeal midagi öelda? Ma siin lihtsalt kommentaarina, et me siin offsetimine käisime läbi, et me oleme ikkagi eestlased siin ja tegelikult on üks väga tore sõna, on korvamine, mida võiksime kasutada offsetimise asemel. Nii et me võiksime tasaarveldamine, korvamine, kompenseerimine, kõik on ilusam kui offsetimine. Rohekorvamine. Rohekorvamine, süsiniku jalamine korvamine. Viina selle sisse rohetiigri aabitsesse. Eeva Truuberg, Rohetiigri eestvedaja looja. Sa läksid Arvamusfestivali selle märkmikuga, alustasid esimesest lehest. Näha on, et sa oled terve selle täis kirjutanud. Kui sa nüüd nagu lühidalt peaksid kokku võtma, kõik need paneelid, ka see esimesel päeval tegelikult toimunud selline nagu unistamisõhtu, eks ju. Mis tunnetega, mis 3 mõttega sa sealt Arvamusfestivalilt ära tulid? Jah, Rohetiigriga me olime festivalil 2 päeva. Esimene päev me pidasime oma esimest sünnipäeva ja tegime unistamist aastasse 2035 ja laupäeval me tegime siis terve päev ägedaid arutelusi rohekoostöö alal ja pühapäeval, kui ma Tallinna tagasi jõudsin ja kodus maha istusin ja mõtlesin, et mis tunne mul on, siis mul oli väga hea tunne ja seda, ma pean ütlema, seda ei juhtu väga tihti, et ma olen see inimene ka, kes näeb alati neid väikseid tõrvatilkasi ja siis ma muretsen pärast tagantjärele veel, et oi, et näed, see asi ei olnud nii ja see oleks võinud paremini olla. Aga tähtis on see, mis tunne nagu lõpuks jääb ja kõik need arutelud ja ka see unistamine, see oli super äge. Neid mõtteid, mis sealt tuli, ma kahjuks ei pannud neid kõiki võib-olla kirja seal ja võib-olla mõned on tänaseks juba ära ununenud, aga ma kujutan ette, et nad on minu sees kuskil alles. Ja just need 3 paneeli, ma kuulasin nad seal koha peal ära kõik ja olin mõttega kaasas, aga kindlasti, kuna oli rahvast palju ümber ja üht-teist, et siis ma olen endale lubaduse andnud, et ma kuulan need paneelid veel tagantjärele ükskord üle uuesti. Ja ma arvan, et see paneelide järjekorra ülesehitus ja see inimeste osalemine, kes meil seal kohal olid, et väga ägedad inimesed olid laval, et alates muidugi moderaatoritest ja kuni kõigi viimase paneeli esinejateni välja, et need kooslused olid väga head ja ka need tulemused iseenesest olid täpselt see, mis me enam-vähem ette kujutasime, et kuhu jutt võiks suunduda. Võib-olla kõige rohkem oli see keskmine paneel, mis oli just see majandusmudeli arutelu, et see jäi võib-olla kõige rohkem õhku, aga see on ka arusaadav, sellepärast, et seal ei olegi õiget vastust, et nagu sa Mihkel juba ütlesid, et me ei tea seda veel, aga ma olen täiesti kindel, et siin asubki see kõige suurem väljakutse kõigile Eestis, nii avalikule sektorile, nii eraettevõtjatele kui igale üksikule inimesele, et meil on ajaaken väga lühikene. No ma arvan, et see on ümmarguselt, ümmarguselt 10 aastat siiski vast on. Me peame oma majandusmudeli ümber kujundama. See ei ole reaalselt võimalik, et me läheme järgmisesse aastakümnesse täpselt samasuguse majandusmudeliga. Et ma arvan, et seda täna näeb juba igaüks ja need keskkonnateemad, need ei kao mitte kuhugi. Ja see, et
me täna peidame pea liiva alla ja mõtleme, kas äkki läheb mööda või äkki ma järgmine aasta hakkan sellega tegelema, sest täna on ju palju muid tähtsamaid asju, millega vaja tegeleda, alates koroonast ja lõpetades sellega, et on kuidagi vaja oma pensionisambast vabanenud rahad investeerida, et see tarbimisse ja tehnikasse, jah, täpselt, ja korterite ostmisesse ja kõigesse muusse, et see tegelikult meie kõige suurem mure peaks olema see keskkonnateema mure ja see, et kuidas täna olla õiges stardipositsioonis, saada jalg pakule ja teha see võimalikult pikk hüpe. Sest ma olen täpselt täitsa kindel, et see on võrreldav 90ndate aastatega, kui me olime samas punktis tehnoloogia arenguga ja kui me ei oleks sel hetkel teinud neid otsuseid, hakanud ehitama elektroonilisi pankasi, läinud üle raamatupidamises igal pool ruudulistest kaustikutest IT-süsteemidele, me ei oleks täna eestkõneleja maailmas. Ja seda, et sel ajal olid ju kõik inimesed, Steve Jobs juba ammu töötas ja oli oma firmad üles ehitanud, see tulevik oli 90ndatel juba olemas tehnoloogia vallas ka. Lihtsalt meil oli Eestis kümneid tuhandeid, sadu tuhandeid inimesi, kes arvasid, et ruuduline kaustik jääb raamatupidamis tarkvaraks aegade lõpuni. Täna oleme samas kohas keskkonnateemadel. Meil ei jää kindlasti selline raiskav, reostav majandus, nagu meil täna on. See ei ole lihtsalt võimalik. Ja me peame olema eestlastega siin praegu visionäärid. Ja kui me ka ise seda mudelit välja ei mõtle, siis me oleme kindlasti kõige ägedam riik, kõige võimekam riik, kus seda mudelit testida, kui me näeme, et see on kusagil olemas. Ja täpselt nagu majandusmudeli arutelus oli juttu, me peame nendest erinevatest mudelitest võtma selle parima komplekti kokku ja minu meelest täpselt see, nagu sealt esimesest paneelist välja tuli, et see jätkusuutlikkuse teekond tuleb kokku leppida. Me peame istuma siin Eestis maha, vaatama, mis on maailmas olemas majandusmudelite teemal ja leppima Eestis kokku, et me teeme sellised asjad nüüd 10 aasta perspektiivis, 20 aasta perspektiivis niimoodi. Ja ilma selleta ei saa ettevõtjad üldse mitte midagi teha, sellepärast, et täna on meil olemas sellised firmad nagu Tallink näiteks, kes ehitab ju laeva, mis sõidab järgmised 40 aastat Läänemerel. See laev nad peavad täna teadma, millise kütusega, millise energiaga see laev sõidab. Samamoodi on Alexela, ta peab teadma, milliseid taristuid ta ehitab, millised autod on meil 5 aasta pärast teedel. Kas ta teeb taristu elektriautodele, vesinikuautodele, kas ta jätkab endiselt diisli ja bensiiniga. LHV peab teadma, milliseid projekte ta rahastab. Ja me ei saa rahastada kõiki projekte, me ei saa töötada kõikides suundades, me ei saa kujutada ette, et meil sõidavad tänavatel nagu kõikvõimalikud autod. Me peame mingid otsused tegema ja me peame seda tegema nagu, ma ei taha öelda, et võib-olla täna septembris, aga me peame tegema lähema aasta jooksul väga-väga palju otsuseid ja kokku leppima. Eestlased peavad kokku leppima, see on meile väga raske, aga see on ellujäämiseks ja tulevikus konkurentsivõimelisena püsimiseks lihtsalt hädavajalik. See on väga keeruline, ma toon siia selle paralleeli, et täna hommikul siia tulles sõitsin mööda Pirita teed, tavaliselt sõidan ühistranspordiga. Aga mu naine sellest sõidab üksinda autos Piritalt Ülemistele. Ja suure autoga, sest meil on 3 last, eks ju. Piritalt Ülemistele läheb üks buss, mis sõidab sinna tund aega läbi terve Lasnamäe, mis tõttu lõpuks on see nagu ainus lahendus. Hea meelega sõidaks Boltiga, aga Boltiga nendel aegadel hommikul ja õhtusel tipptunnil, kui ta peab minema, tahaks tagasi tulla, on see edast-tagasi sõit umbes 35 €, sest see on suur nõudlus, hinnad on laes. Ehk et midagi pole teha, selle sama ühe autoga, mis meil peres on, peab ta sõitma. Neid ühe juhiga autosid on terve Pirita tee täis. Kuidas sa muudad? Kuidas sa sellele eestlasele ütled, et lepime nüüd kokku, et tuleme sealt autodest välja? Ma sain ikka tapmisähvardusi, kui ma kirjutasin artikli, mille pealkiri oli, et eraauto on minevik. Aga seda on päriselt ka. Aga ma ei tahaks ka ei, meie sõidame väga tihti selle sama, mis iganes Bolti ja nii edasi. Auto puhul on ju küsimus selles, et see auto seisab sul ju 94% ajast hoovi peal, eks ole.
tegelikult või parklaseks, kuskil ta seisab, et kogu selle uus majandusmudel, selle võtmesõna on ressursitõhusus ja tootlikkus, eks ole. Et ilmselgelt peavad, eks ole, see digipööre ja rohepööre käima koos, eks ole, sest et lihtsalt digitaalsete lahenduste abil me suudame seda tootlikkust kasvatada, robot ja inimene koos, eks ole. Samamoodi see auto, eks ole. Sul ei pea olema oma auto, mis seisab ja ootab sind, millele sa peres kulutad veerand pere eelarvest läheb autodega seotud kuludele. See on ju jabur tegelikult, eks ole. Transpordivaesus, eks ole, on see asi, mis meid ohustab. Selle asemel võiks su abikaasale, eks ole, see auto tulla lihtsalt siis, kui ta teda tahab. Kui see tähendaks seda, et kõik autod on selles nii-öelda ühistranspordi osa, eks ole. See on see, mille poole ma arvan, et me ikkagi tegelikult liigume. See on see ressursi tõhusus. Aga siinkohal ma võin öelda ka seda sellist positiivset nooti. Teeme autoteemadel pikemalt ei lähe, sellepärast, et see on nagu täiesti lõputu teema. Aga lõpuks otsustab tarbija. Väga mitmes paneelis käis see läbi. Ma pidin lihtsalt seda ütlema, et mina loobusin teadlikult sellisest auto omamise narratiivist kuskil 20 aastat tagasi. Ja alguses ma ei julgenud sellest mitte kellelegi rääkida, sest siis ma olin veel eraettevõtja, mul oli oma reklaamiagentuur ja kõik küsisid, kellele ma ütlesin, et kas sul läheb nii halvasti. Ja ma tegelikult päriselt ka ma ei rääkinud isegi seda mitte kellelegi, kuigi ma oma peas olin selle mõtte ära teinud. Peale seda, kui ma hakkasin teeme-äraga tegelema 14 aastat tagasi, ma julgesin juba rääkida inimestele, aga mind vaadati nagu imelikult, et siuke prügikorist, ega ta on nagu siuke imelik natuke, aga las ta olla. Nüüd viimased 3-4 aastat räägivad sellest ministri tasemel, nagu kõik inimesed ütlevad, et tuleb autodest loobuda, tuleb ja sa saad autot rentida siis, kui sul seda vaja on täiesti rahulikult. Meil on olemas selline teenus vähemalt 20 aastat ja täna on see teenus nagu ülimugav ja sa saad vajaduse põhiselt autot kasutada. Ja inimesed ütlevad, kuidas ma kasutan võõrast autot. Samamoodi nagu sa kasutad võõrast voodit hotellis, kuhu sa lähed näiteks Küprosele reisile. Sa ei küsi, kes seal eile seal voodis magas. Samamoodi on võimalik kasutada rendiautot täiesti rahulikult. Aga tulles nüüd korra selle juurde, et panelistid ja moderaatorid, kui nad nüüd võtsid nagu oma jutu kokku, siis kas sealt koorus ka välja, öelge nüüd, kellel seal parasjagu see teema luubi all oli, mida näiteks Rohetiiger võiks ja peaks kohe praegu esimese asjana tegema, et muutus ära teha? Ma arvan, et üsna palju on. Enne meie paneeli oli kohalike omavalitsuste paneel ka, et ega see suur muutus ei juhtu ikkagi nagu keskvalitsuse tasemel, et ma arvan, et see tuleb ikkagi nagu enama jaos nagu aru saada, et see juhtub kohalikul tasemel, et isegi kui on siin Joko võtab mingid tähtsaid seaduseid vastu, siis ega see vastupanu kindlasti on ka nagu asjadele suur, et ega seaduse täht ka otseselt midagi ei muuda, et ma arvan, et see nii-öelda harimise osa on ikkagi kõik need samad asjad, mida sa nagu mainisid, et nüüd on justkui meie kord, et me nüüd raiskame ka nagu järgmised 100 aastat, et saame ka oma osa kätte ja siis nagu muudame, eks ole, et me tahame kõike seda, mida, eks ole, Lääne-Euroopas tehti nüüd ka ise järele proovida. Et selles mõttes, et see ei peaks nagu valik olema, et muidugi alati on kõigi nende asjade odavamaks muutmisel ja me ei saa ikkagi mööda sellest, et midagi tuleb ka kalliks muuta, et ega probleem muidugi ei ole auto, vaid probleem on liikuvus, et nagu sellest tuleks niimoodi mõelda. Aga lihtsalt, et kui me muudame autod odavaks, siis on igal ühel 2 autot, et selles mõttes see on paratamatus, et see hinna küsimus, ma arvan, on ikkagi nagu olemas, et sa pead selle hinna elemendi sisse nagu tooma, et nagu, kui me muudame energia tasuta kättesaadavaks, ma ei kujuta ette, mida me inimkonnana nagu tegema hakkame, kui meil on energia tasuta käes, et energia hind on ikkagi piirang, energia kättesaadavus on ikkagi nagu teatavas mõttes piirang, et kui me selle nagu muudame nagu olematuks, siis mul nii suurt usku inimkonda ei ole, et me kasutame seda nagu väga targalt. Ja mis puudutab siin nagu teisi asju, offsettingut ja natukene siukseid asju, et minu meelest tuleb teha neid nagu või korvamist ja rohekorvamine või et neid nagu koostöömudeleid, et selles mõttes nagu, et kui sa ühes pool, et neid võib ka nagu sees leida, et see osa sellest rohekorvamisest on ju osa ka tegelikult sellest kliimaettepanekust, et see on seal sees, et nagu meie paneelis ma ise ütlesin, on järgmine kohustus 10 aasta jooksul on 3-kordistada seda rohekorvamise osakaalu, et nagu me täna vaatame neid numbreid ja mõtleme, kus see leiab. Aga võib-olla selle leiabki sellest, et nagu kes transpordis vähendada tahab, teeb midagi põllumajanduses näiteks ja hõivab selle kaudu rohkem, et siin on võib-olla selliseid huvitavaid mudeleid, mis nagu tekib just nagu erinevate alade vahel.
täitsa midagi sellist, mida ka nagu võib-olla ettevõtjad ja teha saab, et kes neid osapooli nagu kokku toob ja vaatab, et kus need siis nagu võimalused siin olemas on. Ja mida saab, pidime Rohetiigril andma soovitusi, on ju, et mida teha saate, on ju. Et vabandus, et ma jõuasin vahele segasin sulle, on ju, aga no, mida Rohetiiger saab teha, ta saab nügida, on ju, riiki, nagu see on olnud siiamaani. Meil on väga vähe selliseid üle tegelikult maailmseid kokkuleppeid, mis me oleme teinud, mis me suudame omavahel võrrelda ja mõõta. Üks nendest on, ma ei tea, on ta parim või ei ole, aga see on see süsiniku jalajälg. Eesti ettevõtted tänasel päeval, osad ettevõtted juba oskavad seda mõõta, on metoodikad, on paigas, aga kõik veel ei oska ja meil puudub see üleüldine arusaam, kuidas see mõõtmine peaks käima, nii et see on kõigile arusaadavalt. See puudutab samamoodi ka riigiasutusi. Riigiasutused ei mõõda, nad ei tea, millal nad hakkavad mõõtma, palju on Keskkonnaministeeriumi süsiniku jalajälg, mitte keegi ei tea. Aga samas ettevõtete jalajälg on vaja teada. Ehk et Rohetiigrile võib-olla see, nüüd on see minu võib-olla isiklik soovitus, mitte sealt paneelist just on ju, aga et see võiks olla see, et Rohetiiger vähemalt suudaks aidata need kokku lepitud arusaamad viia siis ettevõtete juhtideni, viia ka riigi tasandile välja. Tegelikult meie paneelist tuli ka seesama mõõtmise teema vägagi välja, et see vajadus selle järgi, et üks asi küll jah, et erasektor oma ettevõtteid lisab selle nii-öelda jätkusuutlikkuse komponendi nagunii, eks, aga ka laiemalt, eks ole, et see on vajalik kõigi jaoks, on vajalik eratarbija jaoks, on vajalik just nimelt igasugu toetuste riikliku tasandi jaoks ja teine teema, mis tuli, oli see, mida Glen mainis, kohalik omavalitsus, eks ole, kliimakavad, üldse see nii-öelda kohaliku omavalitsuse ikkagi aitamine nagu selles asjas olla ka eestvedaja kohalikul tasandil, eks ole, et see kindlasti on ka hästi oluline. Ma korra küsin, mis puudutab Gleni viidet, et me peame alustama kohalikul tasemel inimeste harimist, sellega on juba hästi, et mu värskelt kooli läinud 7-aastane poeg tuli esimeselt koolipäevalt tervisepäeval, käisid jalutasid metsas ringi, tuli koju, küsis esimese asjana, ega meie peres ju keegi ei suitseta, on ju. Ma ütlesin, no mis on? See kahjustab keskkonda. Suitsukani kahjustavad keskkonda. Ma arvan, et see teema siin on nagu see, et see probleem ei ole need kooliminevad jutsid, see probleem on see nii-öelda püramiidi lai alumine ots, kes on harjunud kõige sellega, nemad veel ei ole kõige sellega harjunud, neil ei ole kunagi autot olnud, korterit olnud ja nii edasi, et see püramiidi lai ots on see nagu koht, kus need hoiakud nagu võiksid muutuda, siis on võimalik teha asju ja need, kes omavad seda kapitali. Eva. Ja ma tahtsin ka juba enne, kui siin vastu kajada just sellele Gleni mõttele, et kes siis tegelikult vastutab selle pöörde eest või kust see alguse saab. Et ma olen selle peale päris palju mõelnud ja see on nüüd minu enda nagu arusaamine, et tegelikult me ühtepidi vastutame nagu kõik. Selles mõttes, et igal inimesel on lihtsalt nagu see oma igapäevane elu ja oma päris mõjukoht ehk siis töökoht, kus ta töötab, et sinul on täpselt see, et kuidas sa kodus prügi sorteerid, kuidas sa oma lastega räägid sel teemal, aga sinu töökoht Riigikogus on see, kus on sinu tegelik mõju, milliseid seadusi sa vastu võtad, kuidas sa seal inimestega suhtled ja täpselt igal ühel meist on nagu 2 mõjukohta, aga kui mõelda nüüd erinevaid sektoreid, siis tegelikult on igal ühel oma roll, et ei saa öelda, et on ainult inimene või ainult eraettevõtjad. Tegelikult piits ja präänik tuleb ikkagi väga palju riigi poole pealt ja täna väga palju ka Euroopa Liidust, sest me võtame neid direktiive üle ja ma arvan, kui meil seda Euroopa Liidu pressi peal ei oleks, eestlased oleksid laisad nagu hirmus praegu, me oleme isegi juba arenenud tänu sellele päris palju. Aga kui peaks nüüd ühe sellise punkti välja tooma, et kes see nagu kõige rohkem on eesliinil ja kõige rohkem seda muutust loob, siis minu meelest on selleks suurte eraettevõtete valgustunud juhid. Ehk siis need inimesed, kes selliste firmade eesotsas nagu näiteks LHV, kus on juhid, kes on aru saanud, et see tulevik on meil täna käes ja kui ma tahan, et minu ettevõte oleks olemas 10, 50, 100 aasta pärast, siis ma pean nende teemadega tegelema ja nad tegelevad nendega päriselt juba oma organisatsiooni sees, seeläbi kasvatades ka inimesi, kes seal organisatsioonis töötavad ja survestades avalikku sektorit, riiki oma nõudmistega ja oma tegevistega. Igal tasandil juhid ju vastutavad selle eest, et luua keskkond, mis soosib neid jätkusuutlikke valikuid ka selle nii-öelda igaühe jaoks meist, eks ole. Et kui sul ei ole korralikku ühistransportisüsteemi, siis loomulikult sa lihtsalt ostad selle auto ja kulutad selle raha, eks ole.
kui alternatiivid on loodud, kui prügi saad kodu juures sorteerida, ära anda, eks ole, noh, kui võib-olla seda soositakse ka sellega, et sa tõepoolest pead maksma nagu 2 korda, et siis, kui sa ostad need ketsid ja siis, kui sa need tegelikult pead uuesti nagu ära andma. Mina mõtlen küll üha enam selle peale iga asja puhul, just lastega kodus arutasimegi. Et sa pead raha tagasi saama ära anda, siis selle sama, mille sa alguses andsid, siis sa viid ära. Seal on küsimus, kuidas seda teha, aga sellest peab ikkagi suutma luua uuesti ressursi, eks, et kellegi jaoks peab ta olema ressurss, eks ole, et ma pean sellest saama midagi teha, et luua see süsteem, kus ta saab selleks ressursiks jääda, mitte banaaniga koos olla, eks ole, ühes prügikastis, eks. Mina võtsin siit nüüd kaasa selle, et mida Rohetiiger saab teha, on nügida riiki, nügida valitsust, nügida poliitikuid. See teekond ikkagi, et kui see, mida Kai Realo ütles, sest noh, ütleme, et milles me oleme maha jäänud võrreldes siin nagu nii-öelda väga kaugele jõudnud riikidega nagu Rootsi või Soome on see, et seal on baaskonsensus olemas, et noh, nemad juba sõidavad, et selles mõttes meil on see nagu baaskonsensus veel puuda, et on need väga edumeelsed, eks ole, siis on need, kes on olnud sunnitud kohanema, sellepärast et keskkond muutub nii karmilt, aga tegelikult on väga suur osa, kes nagu arvab, ma arvan, et läheb mööda. No selle baaskonsensuse nimi nii-öelda, ütleme siis meie keeles seal mäe otsas on see, et miks meil on vaja tähtaega põlevkivist väljumiseks. Sellepärast, et see ongi see baaskonsensus paberi peal, eks ole. Mida kauem me ootame, seda raskem saab see üleminek olema, eks ole. Kui me paneme selle tärmini paika, siis me hakkame ruutem liigutama, eks ole. Sama mõte on ka selle kuulsa autoga, et ma olen nõus, et auto tõmbab eestlased käima, et võib-olla selle auto ümber tuleks ka ise ehitada, sellepärast, et sellega sa saad kohe arutelu igal pool, et kui selle ära lahendid, siis tundub, et eestlased kõik on rohelised ka. Aga lihtsalt, et sisepõlemismootoril on ka pandud tähtaeg, et Urmo Aavo, eks ole, teab, et ralli 2035 ei ole enam nagu nende asjadega, aga see on ka 15 aastat, et noh, kui täna on auto 14 aastat, siis on kõigil nagu võrdne stardipositsioon, ei ole niimoodi, et nagu esimesed saavad nüüd nagu tänu sellele edu. Ei, praegu mingis mõttes luuakse see võrdne stardipositsioon kõigile, et ja nüüd sõidame. Rally Estonia osas ma mäletan, et isegi 2025 on olnud jutt, et enam ei sõida bensiiniautot. Aga Joko, Glenn avas siin sellise huvitava peatüki nagu, et poliitikud ja tarbijad ja otsustajad. Valimised on tulemas. Kas sa julged minna tänavale ja öelda inimestele, et prügihind ei tohiks olla nii väike, et sa isegi ei tea, kui väike see on? Iga inimene peab prügi sorteerimise selle eest, et see oleks taaskasutatud ringmajanduses, peaks maksma 100 korda rohkem. Me maksame selle eest varem või hiljem nagunii. Aga oled sa valmis seda ütlema tänaval? No vaata, ma ei ole praegu seda valmis ütlema, sest meil ei ole seda valmis lahendust. Et tegelikult varem või hiljem sa maksad selle toote eest kas siis poes pakendina, eks ole, või siis ära andes. Kuidas me seda nüüd hakkame jagama? No vaatame. Aga ilmselt tuleb hakata maksma vähemasti sorteerimata olmejäätmete eest tuleb hakata maksma rohkem, jah. Võib-olla ei peakski sellest mõtlema enam nagu prügist. Ei, see on prügi ja see läheb nagu out of sight, out of mind. Aga tead, ma arvan, et siin on toimunud ka inimesi nagu tegelikult nii paljudes tekitab see juba sellist nagu kerget ärevust, et ma ei tahagi enam seda kõike seda saasta visata sinna koos, eks ole. Aga noh, kui mul ei ole normaalset süsteemi näiteks oma kortermaja juures, no mis ma siis teen, nagu sõita ringi autoga nende kottidega mööda linna, no see ei ole ka nagu jätkusuutlik, eks ole. Eeva, kui mitu erakonda on Rohetiigri poole pöördunud seoses sügiseste kohalike valimistega, et küsida, et kuule, et on sul mingeid häid ideid? Sügiseste valimistega seoses vist otseselt, no ma ei tea, kas sügiseste valimistega, aga me oleme rääkinud ja meie poole, et tegelikult ma võiks öelda, vist on pöördunud peaaegu kõik Eesti erakonnad välja arvatud kaks tegelikult. Isegi need, me oleme rääkinud ka nendega, kes on väljaspool parlamenti, nii et tegelikult me oleme rääkinud küll ja ei saa öelda, et... Aga tuntakse huvi, nähakse, et see on teema, andke mõtteid, seesama kohalik tasand, seesama tarbija, seesama nügimise võimalus, et noh, teeme selle konsensuse koos ära, eks ju. No kui sa seda nii otse küsid, siis Jokole kurvastuseks ma pean ütlema, et praegu just me Tallinna linna tegelikult, Tallinna linnapead, linnapea, abilinnapead, linnaosa vanemad ja ametite juhid
30-40 inimest tulid Rohetiigri Akadeemiasse 20 tundi, nad saavad keskkonnateemalist õpetust, arendust ja just selle ideega, et Tallinna linnas on tegelikult väga head strateegiadokumendid olemas, aga need millegipärast ei rakendu piisavalt ja nüüd võtame läbi need dokumendid ja vaatame, et kuidas seda viia siis elluviivale ja juhtimistasandile seda teadmist ja seda ärategemisvõimekust. Sellest on mul ainult hea meel. No väga hea. Vastupidi, ma arvan. Ega üksinda üks erakond ei saa lõpuks ka teha, et meil on väga hea meel, sest et paljud asjad, mida me Reformierakonnas oleme lubanud ka opositsioonis, on tegelikult täna juba jõudnud. Et ega vahet ei ole ju lõpuks, kes neid asju teeb, eks ole. Et selles mõttes mul on ainult hea meel, sest see tõesti on probleem, et need asjad, head dokumendid seisavad riiulitel. Eeva, aeg on noodid kokku tõmmata. Mis me nüüd kogu selle teadmisega, paneelid on toimunud, moderaatorid on rääkinud, mõtted on koondunud kladesse, mis nüüd edasi saab? Jah, see on tegelikult väga hea küsimus. Ma arvan, et me jätkamegi sellega, et milleks Rohetiiger tegelikult on loodud, et me püüame Eestis välja mõelda seda tasakaalus majanduse mudelit, et kuidas siis me kõik 3 sektorit ja eraisikud saaksime mõelda välja ja hakata päriselt elama sellises riigis, kus me säilitame ühiskonna heaolu, samal ajal loodust hoides ja taastades. See tundub nagu väga idealistlik mõte, aga ega ma ei arvagi, et seda peaks nagu niimoodi nipsust kuidagi kohe saama teha, aga see on visioon, mille nimel töötada ja see teekaart, et kuidas nende väikeste sammude abil selles õiges suunas töötada, et see ongi see, millega me igapäevaselt tegeleme. Mis mulle hästi meeldis Arvamusfestivalil oli see, et mitmed inimesed käisid ja ütlesid, et Rohetiigri ala oli kõige sõbralikum ala, et seal keegi ei kakelnud, keegi ei riielnud, keegi ei öelnud kellelegi halvasti ja et kuidagi inimesed mõtlesid ühes suunas ja ma tahaksin seda jätkata, et ma hästi annan aru, et teinekord see selline näpuviputamine ja õiges kohas kõrbeda sõna ütlemine on väga omal kohal ja väga õige, seda tulebki teha. Aga Rohetiigri taktika on see, et püüame läbi koostöö, läbi sõbralikkuse, läbi koos mõtlemise ja arutelude jõuda selleni, et milline see meie Eesti teekaart siis on sellesse tulevikku, millest me ei pääse tegelikult. Et mõtleme koos, lepime need asjad kokku ja teeme neid asju nagu päriselus ära ka siis. Nii ettevõtjatega koostöös, riigiga koostöös, kui siis parimal moel kasutada seda Euroopa Liidu ja maailma teadmist, mis meie ümber on tegelikult olemas. Et see oleks see mõte ja mis meil siin praktiliselt ees ongi see, et Rohetiigri Akadeemia esimene lend alustab nüüd septembri lõpus, et sinna me ootame jälle ägedaid osalejaid. Sealt me anname vaikselt teadmisi edasi, siis me kirjutame kokku seda esimest majandusvisiooni, mis me ettevõtjatega oleme loonud, just mis siis on ka ettevõtjate nägemus, et kuidas siis energeetika, kapitali, toidu, põllumajanduse teemadel võiksid, millised punktid on meil need päriselt kokku lepitud punktid, et katsume need rahva ette tuua ja esindusorganisatsiooniga me kuulame ära, et millised mured, millised rõõmud on ettevõtjatel olemas just nendel keskkonnateemadel, katsume koondada seda ühiskondlikku tellimust ja seda siis niimoodi riigiga positiivses koostöös jagada, et mitte jälle, et tulla kellelegi ütlema, et 3 aastat tagasi sul on see asi tegemata jäänud või siin sa oled eksinud, vaid vaadata tulevikku, et sellised soovid, sellised võimalused ja kuidas siis saab siin panustada ministeerium, kuidas saab panustada Riigikogu, kuidas saab panustada kohalik omavalitsus, et seda tööd on tegelikult hästi palju, aga eks me vaikselt hakkame otsast peale ja sammu haaval siis liigume. Glen, Mihkel, Yoko, Eeva, suur tänu. Järgmiste põnevate kohtumisteni täpselt siis, kui selleks on õige aeg, õige koht ja õiged teemad. Aitäh!